Põhjakuningas on kroonitud. Eelmisel nädalal kinnitati Andy Burnham Suurbritannia peaministriks pärast seda, kui tema leiboristlik parteikaaslased parlamendis ta valisid. Kuigi tema peaministriks kandideerimise põhifookus on olnud sisepoliitikal, nagu ebavõrdsuse vähendamine ja põhja-lõuna lõhe vähendamine, on ta rääkinud ka Iisraeli ja Palestiina konfliktist. Ta mõistis hukka Hamasi tegevuse 7. oktoobril, kuid kritiseeris ka Iisraeli poliitikat Gazas ning asunike vägivalda. Meiega liitub nüüd Manchesterist Rafi Bloom, juudi juhtimisnõukogu usaldusisik. Tere ja aitäh, et olete siin. Aitäh, et mind kutsusite. Ja viimastel aastatel on peaministrite osas olnud palju muudatusi ning nõukogu on muidugi väljendanud oma muret tema seisukoha pärast Iisraeli suhtes. Ma tean, et see on olnud mure kõigi viimaste peaministrite puhul, aga mis täpsemalt teeb teile muret, kui rääkida Burnhamist? Ma arvan, et kui rääkida peaminister Burnhami kommentaaridest Iisraeli ja Gaza kohta, kõigepealt tervitasime tema kinnitus selle kohta, et antisemitismi vastu võitlemisel kehtib nulltolerants. Ja me nõustume temaga selles, et on täiesti õige, et see võib eksisteerida koos Iisraeli riigi valitsuse õigustatud kriitikaga. Aga probleem tema avaldusega oli see, et kuigi ta viitas möödaminnes 7. oktoobri õudustele, alates 8. oktoobrist pani ta sisuliselt kogu süü Iisraeli peale kõige eest, mis oli juhtunud. Ja ta ei andnud mingit vastutust Hamasile ega palestiinlastele, Iranile ega Iraani piirkondlikele käsilastele järgneva peaaegu 3 aasta sõja eest. Ja ma arvan, et see oli midagi, millega me tõesti pidime vastu vaidlema. Lisaks, kui ta osales Gary Linekeri intervjuus ja Lineker kordas genotsiidi valet. Peaminister Burnham ei vaielnud sellele vastu ega öelnud, et tegelikult see ei vasta tõele ja Iisraeli pole genotsiidis süüdi mõistetud. Ja seetõttu arvan ma, et see, mida me tahame peaminister Burnhamile rõhutada, on see, et on väga oluline anda edasi õiglane ja tasakaalustatud vaade Lähis-Ida konfliktile, sest sõnadel on tagajärjed. Ja kui te ei tunnista ega arvesta Hamasi olulist rolli, mitte ainult 7. oktoobril, vaid ka hiljem, siis annate julgustust neile Suurbritannias, kes soovivad kahjustada Briti juute Lähis-Idas toimuva konflikti tõttu. Ja ma arvan, et on tõesti oluline, et ta mõistab, et need on seisukohad, mida oleme talle otse edastanud ja mida jätkame edastamist. Nii et te ise olete temaga tihedalt koostööd teinud, ta oli suur Manchesteri linnapea ja samuti olete koos töötanud holokausti hariduse vallas. Milline oli teie suhe temaga ja arvestades, et Manchesteris ja selle piirkonnas on suur juudi kogukond, kas tal oli hea suhe juudi kogukondadega? Nii et te võite usaldada, et ta teeb peaministrina kõik endast oleneva, et kõiki toetada. Mida ma saan öelda Andy Burnhami kohta lähtudes oma enda töösuhtest temaga ja ma tegin temaga tihedat koostööd nii juudi heategevusorganisatsioonide kui ka sotsiaalhoolekande valdkonnas. Oma professionaalses töös ta oli suurepärane sõber meie suur Manchesteri juudi kogukonnale. Ta oli suur abi ja toetus meie kohalikele juudi heategevusorganisatsioonidele, eriti sotsiaalhoolekande organisatsioonidele, kes hoolitsevad paljude meie kogukonna abivajajate ja haavatavate eest. Ja ma töötasin temaga tihedalt koos holokausti hariduse vallas oma organisatsioonis. Fredis on meil projekt nimega My Voice, mis salvestab holokausti üleelanute ja põgenike elulood, kes asusid elama suur Manchesterisse ja loode Inglismaale ning nüüd ka mujale riigis. Ja Andy Burnham oli suur toetaja, käis paljudel üritustel ning sai sõbraks paljude meie ellujäänutest jutustajatega. Üks neist Ike Alterman, kes oli mulle nagu teine isa ja kellega Andy Burnham sai väga lähedaseks. Viis ta esinema oma armastatud Evertoni jalgpalliklubisse, mida ta ise pidas üheks oma elu tipphetkeks Andy Burnhami nimel. Nii et ta panustas märkimisväärselt holokausti haridusse. Ta on öelnud, et meie raamatud peaksid olema igas koolis kogu riigis. Nii et ma arvan, et see, mida ma saan talle öelda tema suhete kohta juudi kogukonnaga, minu kogemuse põhjal oli see suurepärane. Ta oli meie kogukonna sõber, ta oli holokausti hariduse suur toetaja ja ma arvan, et mis on praegu meie kogukonna jaoks oluline on see, et peame arvestama sellega, et ta on meie kogukonna toetaja. Ta on öelnud, et tahab võtta juudivastase rassismi suhtes nulltolerantsi lähenemise ja samal ajal tunnistame, et tema kommentaarid Iisraeli kohta on problemaatilised. Need ei ole täpsed, need on ühepoolsed ja neid tuleb vaidlustada.
ja see on tee, mida Ühendkuningriigi juudi juhtkonna juhina me järgime. Nii et teate, arvestades seda dihotoomiat, on Iisrael ilmselgelt väga oluline Ühendkuningriigi juutidele ja eriti Manchesteri juutidele. Aga arvestades, et tal oli hea ja lähedane suhe, mis oli rohkem kui lihtsalt sõnad, on selge, et tal olid väga lähedased suhted. Kas teil on ootusi või lootusi, et võiks ta ehitada sildu inglaste ja juudi kogukonna vahel? Ma tean, et need on kaks erinevat asja. Iisrael ja tema ütlused on üks asi, aga mis puudutab sisepoliitikat, kas teil on kõrged ootused? Sest tundub, et tal on rohkem suhteid kui tema eelkäijatel. Ma arvan, et peaminister Burnhamil on tõesti oluline jätkata mõningaid häid töid, mis tehti Keir Starmeri peaministriks olemise ajal. Nii et meie kogukonna turvalisuse rahastamine, mis kuilis oli teretulnud, on tegelikult vaid ajutine lahendus. Me peame tegelema juudivastase rassismi algpõhjustega, mitte ainult, me peame tegelema selle kroonilise, mitte ainult ägeda olemusega. Aga ta peab jätkama Lord Manni uurimise ja soovituste rakendamist seoses antisemitismiga riiklikus tervishoiuteenistuses. Meil tuleb septembris välja aruanne antisemitismist koolides ja me loodame, et ta rakendab neid järeldusi täielikult. Ta peab jätkama radikaalse islamismi ja õhutamise vastu võitlemist, mida me näeme paljudes mošeedes ja kohtades. Samuti üle kogu riigi kogukonna organisatsioonides ja me peame sellega tegelema. Ta peab jätkama vastuvõetud seadusandluse rakendamist, et tegeleda vihamarsside kumulatiivsete mõjudega, mida me igal nädalal oma linnas näeme, ning õhutamisega, mis sealt tuleb, näiteks hüüetega nagu globaliseerige intifada. Nii et me tagame, et jätkame seda dialoogi, et ta jätkaks neid samme. Aga jah, kui ta oli suur Manchesteri linnapea, ta väljendas end väga-väga selgelt. Et holokausti haridus on tõesti oluline igas meie maakoolis. Et me vajame seda, et harida meie noori holokausti õudustest, holokausti põhjustest, sellest, kuidas sõnad muutusid tegudeks ja viisid juutide tapmiseni. Nii et me loodame, et ta teeb seda, ta jätkab seda. Kindlasti peab ta seda jätkama Briti juutide turvalisuse nimel. Ja samal ajal jätkame temaga tugevat ja ausat dialoogi tema seisukohtade üle Iisraeli ja Lähis-Ida konflikti osas ja selgitame talle, et need seisukohad on valed, et me ei nõustu nendega ja et peab panema vastutuse Hamasi ja palestiinlaste peale. Ta peab rääkima üksikasjalikult, kuidas Hamas valmistas Gaza sektorit peaaegu 10 aastat ette sõjaks, nii maa all kui ka maa peal. Kuidas Iisrael tegi kõik endast oleneva, et vältida tsiviilohvreid ja me jätkame temaga neid vestlusi, et tagada, et kui ta tulevikus sellest räägib, siis ta pakub sellele nii vajalikku tasakaalustatud lähenemist. Samuti on üks tema tuntumaid ametisse nimetamisi Ed Miliband, endine tööpartei juht, välisministrina. Juudi vanemate lapsena oli tal endalgi pingeline suhe Iisraeli ja juudi kogukonnaga. Mida arvate, mida tema võiks kaasa tuua? Ja kas olete optimistlik, et see on tema jaoks selles ametis oluline? Me taaskord välisministriga seoses tadame, et ta läheneb konfliktile tasakaalustatud vaatenurgast. Tervitatav oli see, et oma ametisse nimetamise järel avaldatud esialgses avalduses ta ütles, et töötab Gaza elanike kannatuste leevendamise nimel ning samal ajal püüab tagada täieliku turvalisuse Iisraeli rahvale. See on midagi, mida ma arvan, et me kõik tahame ja igatseme, nii et taas viitas ta sellele, et tema vanemad tulid Suurbritanniasse põgenedes fašistliku tagakiusamise eest. Nii et oma juudi identiteedi tõi ta välisministrina oma esimeses avalduses esiplaanile. Muidugi teame, et ajalooliselt oli ta Palestiina riigi tunnustamise poolt, ma arvan, et juba 2014 aastal. Nii et me mõistame ka, et ta tuleb silmitsi seista väljakutsetega suhetes Iisraeliga. Ja taaskord me teeme temaga selles osas koostööd, aga kindlasti oli tema esialgne avaldus tasakaalustatud. Hästi, suur tänu, Rafi Blum. Aitäh!